Robotexi podcast. Siis vajutan siia, aga... Ei, see on jah, võid vajutada, võid mitte. Ja mis mõttes salvestab siis siia? Ei, juba salvestab. Tere tulemast kuulama Robotexi podcasti ja täna on mul külas Go Mobility Groupist Lennart Harju. Tere, Lennart! Tervist! Ja äkki sa tutvustad kohe ennast ise lähemalt, et milline on sinu roll ettevõttes ja millega sa tegeled ning siis kirjeldad natuke meile ka Go Mobility Groupi, et kuidas, kuna teil on ka endal struktuuris olnud muutuseid, et võib-olla siis ka siin kuulajale kohe tutvustada, et millega te tegelete ja mis on kõik teie nii-öelda need leiutised, parimad leiutised. Jaa, hea meelega. Ma siis hakkakski nii-öelda suuremast ringist siis väiksemaks tulema, et tõesti, et mina siis tulen sellisest ettevõttest nagu Go Mobility Group. See on siis meie siis nii-öelda nagu emaettevõte, kuhu alla kuuluvad siis erinevad brändid. Ma arvan, et täna nagu tuntumad nendest on GoModule, mis siis tegeleb internetitehnoloogiaga, et asjade interneti ühendamisega ja peamiseks siis tegevusvaldkonnaks on kergelektrisõidukid ja just selle tehnoloogia pakkumine siis nende kergelektrisõidukite siis tootjatele. Elektrijalgrattad, mopeedid, elektritõukerattad. Et see oli ka see nii-öelda peamine suund, millest siis ka tänane ettevõte üldse alguse sai. Teine, ma arvan, et kindlasti kes Tallinnas on neile tuntud bränd on Tuul. Et Tuul siis on renditeenust, siis tõukeratta renditeenust pakkuv ettevõte ja tema siis opereerib täna siis Go Mobility Groupis siis välja arendatud ja toodetud siis tõukeratastega. Tuul on tänaseks ka laienenud Riiga ja suviti oleme Pärnus, nii et saab mitmes linnas neid tõukerattaid proovida. Ja siis kogu gruppi siis selline pesamuna täna, kõige siis siuke uuem siis see nii-öelda bränd või üksus on siis, äriüksus on siis Äike. Tema siis tegeleb puhtalt kergelektrisõidukite siis arendamisega, väljatöötamisega. Ja seal on siis 2 suunda, on siis nii-öelda ärilt ärile või business to business suund, mis siis on mõeldud renditõukerattad ja siis eratarbija tõukerattad. Ja nüüd me jõudsimegi minuni. Mina siis olengi selles eratarbijale mõeldud siis kergelektrisõidukite siis arendustiimi juht. Ühendan siis insenere, suunan neid, paneme paika prioriteete tootearenduses. Ja täna meie siis see fookus ja põhiprojekt ongi meie kõige uuem tõukerattamudel Äike T. Ja mis see T tähendab? Kohe küsin nagu alati. Jah, see ongi selline, et meil oli vaja nii-öelda mõelda välja selline nimi, et aru saada, et kui meil eesmärk on teha rohkem ja rohkem selliseid sõidukid, mis sobivad erinevateks nii-öelda kasutusjuhtumiteks, kasutusvajadusteks, et siis lõpuks tuleb eraldada ka neid nii-öelda nagu mudeleid, et kui kõik on äiksed, siis kus sa tead, millisest sa räägid, et siis me otsustasime valida tähistuseks lihtsalt tähed. Ja esimene siis sai nimeks endale T. Tegelikult kui talle ka nii-öelda otsa vaadata, siis on näha, et see nii-öelda juhtraud ka moodustab ilusi T-tähe kuju. Aga kas see võib eeldada siis, kui tuleb U, et siis tõukeratta disain muutub ka U-kujuliseks? Võib ju. No mine tea. Jah, et mis kindlasti on see, et me teame, et me täna ei jää ainult ühte tüüpi tõukerataste peale, et meie nagu ka pikem soov on teha erinevaid tooteid, mis siis sobiksid erinevateks kasutusvaldkondadeks. Et täna on tõukeratas ikkagi ühe inimese transportimiseks mõeldud, et meil on ka mõtteid mõne teistsuguse kergelektrisõiduki peale, et mis võiks aidata linnakeskkonda parandada. Kas mõni selline, kus saab ikkagi perekond peal olla, nagu me näeme vahepeal siiski ka tõukeratastel? Jah. Indiapärane transport, kus on ikka... Jaa, et kindlasti, et võin ka nii-öelda
väikse lapse isana võin öelda ka, et isegi tunnen vajadust selle järgi, et väga mõnus oleks käia nii lasteaias või kuskil mujal, et kui oleks selline hea, turvaline, mugav transpordivahend, et kindlasti. Ja see on minu arust väga hea mõte. Ma hakkasin ka ise kohe fantaseerima, et kuidas see võiks olla niimoodi, et on tõesti see turvaline, et see ei nii-öelda kuritarvita seda ühe inimese masinat, aga ja samas sa saad tõesti mitte niimoodi, et sa sõidad ise või siis sul see väiksem tegelane on seal kuidagi kõrval teisega, mis on võib-olla ohtlikum, aga et just, et oleks nagu tandem variant. Ja, et vahest lihtsalt, kui on pikemad vahemaad, siis ju näiteks väiksed lapsed, ega nad alati ei jõua nii kiiresti, nii kaugele sõita, et kindlasti. Või siis on ka ju võimalus alati tahad poest midagi tuua, et siis oleks mugav mingit asju vedada. Ja. Aga enne kui me läheme võib-olla rohkem isegi nende tõukerataste juurde, kuna Robotex on ju eelkõige selline kasvulava, kus kohas siis noored robootikud saavad nii-öelda tuuletiibadesse ja nendest võivad saada kunagi siis sellised talendid, kes ise samamoodi loovad oma ettevõtteid või arendavad välja tõukerattaid või mida iganes. Aga võib-olla sa paari sõnaga räägid ka enda taustast, et kuidas sinu nii-öelda teekond siis praegusesse nii-öelda ametisse ja ettevõttesse on olnud. Milline on su taust, et kui sa meenutad natukene, kuidas su huvi tekkis võib-olla sellise valdkonna vastu? Ja, et jah, ma pean päris palju aastaid tagasi mõtlema tänaseks juba. Aga jah, mul oli, mõtleks nii, et juba nagu noorest peale ikka oli huvi, nägid isa kõrvalt erinevaid seadmeid, tehnikat, et siis nagu, et kuidas see töötab ja nii ja naa. Ja mina alustasin oma siis õpinguid tegelikult siis Tallinna Tehnikakõrgkoolis sellel ajal ja see oli siis autotehnika eriala. Ja selle kõrvalt, siis õpingute kõrvalt ma nägin ja tutvusin niisuguse programmiga nagu Tudengivormel. Mulle väga meeldis see ja ma olen väga rahul enda valiku üle, et siiamaani ei jõua ära kiita, et ma selle programmiga liitusin. Seal ma siis olin nii Tehnikakõrgkooli aja, kui pärast siis Tehnikakõrgkooli liitusin. Sel ajal siis oli TTÜ, Tehnikaülikool, läksin magistriõppesse ja 4 siis aasta jooksul ma olin ka siis tudengivormelis. Seal me siis nii-öelda tudengivormel, ma ütleks, et on niisugune väga hea koht, kus siis oma teadmisi rakendada, kuidas tiimitööd rakendada. Ja täna, nagu, kui ma vaatan kõrvale, siis nii tore on näha, et on tekkinud ka teisi selliseid tudengiorganisatsiooni, mis võimaldavad tehnoloogiaga nagu sina peale saada. Ja sama on, üks on ka Robotex nii-öelda seal võistlemine, et ma näen, et see on nagu väga hea võimalus siis noortel rakendada oma mõtteid, teadmisi ja et mitte lihtsalt otsida ja kirjutada koodi või mingit mehaanilist lahendust välja mõelda, vaid et kuidas nagu see ka omavahel kas siis võistlema panna, tekitada see mingi hasart, mis annab selle nagu mõnusa tunde sulle, et tudengivormelis olid need võistlused, kus sa siis said selle kogu selle energialaengu, mis sul terve järgmine aasta siis andis seda, ma tahan paremaks saada, see ja see pidi parem olema, et täna vaatad Robotexi ja samamoodi, et võistlusel, et kui sul läheb seal midagi viltu, siis tunned, et ma tean, et seal ma pean seda muutma, et saaks järgmine kord paremaks, et ja, et sel aastal ka tudengivormel on täiesti Robotexil ka ise kohal, et meil on selline, see on järjepidev olnud, et see on üks selline baas. Aga selles mõttes, et korraks nende sama võistluste juurde ka tulles, et ja see sama ja konkurentsi nagu olulisus, et mulle tundub, et ongi, et kui praegu võib-olla haridussüsteemis väga palju räägitakse ka sellest, et see konkurents on nagu tekitab probleeme õpilastes või üldse lastes, siis mulle tundub, et mingites valdkondades on ta väga nagu selles mõttes ka edasiviiv jõud, et see, kui sa oled selles võistlussituatsioonis, et tõesti sa näed, et mis olid need asjad, millega võib-olla sa ei saanud nii hästi veel hakkama või et sa järgmine kord püüad siis selle parema lahenduse poole. Et kui võtta näiteks üldse see võistlusmomendid igalt poolt ära, et võib-olla siis jääb nagu mingis kohas täiesti toppama. Ja, et sa saad ju
testimisega saad väga palju nagu targemaks, leiad vigu ülesse, aga lõpuks jah, kui sul on see piiripealsesse olukorda viidud, siis tuleb juba mängu ka see, et sul on see enda nii-öelda tehnoloogiline lahendus, aga tegelikult on ju ka inimene, kes seda nagu teeb ja käima paneb, et tema ka võib nii-öelda sellest pingeolukorrast, tema ka areneb ja õpib, et ta võib selle nii-öelda nagu programmi üleslaadimisel mingeid vigu teha ja siis tegelikult need tulevad siis välja, et see on niisugune nagu huvitav olukord. Ma arvan ka, et kindlasti teatud momendid on vajalikud, et teha see oluliselt nagu suurem hüpe. Ja sellepärast ka Robotexil ikkagi see võistlused on meil see peamine osa ja siis sinna muud asjad, nii-öelda tehnoloogia näitus, mis on ka pealtvaatajale just suunatud või siis ka töötoad ja külastajale, aga just, et see kese on meil ikkagi need robootika võistlused just siis noortele ja lastele ja muidugi ka täiskasvanutele juba seal, aga just, et see, et tuleks seda pealekasvu ja seda just huvi, et hakata midagi nagu süvitsi võib-olla õppima hiljem ka edasi või et kui sa, et meil on seal nii-öelda väga palju praegu selles vallas ju tegevaid ja väga edukaid, kes on kõik saanud nii-öelda jalad alla ka Robotexilt või kas või siis tegelikult ka tudengivormel või mis iganes seal on need TTÜ robotiklubi ja kõik selline baas. Ja, et mina ütleks, see on nagu alati väga hea nii-öelda lisandväärtus, kuidas sa näed, et kui inimene on nagu hingega midagi teinud ja need on ju kõik ka sellised nii-öelda vabatahtlikud nii-öelda organisatsioonid, et siis ju sa saad väga palju nagu eluks vajalikku teadmist ja kogemust juba ette, et kuidas hiljem oma kindlas valdkonnas hakkama saada paremini. Aga kui sa lõpetasid selle kooli ära ja sa said nii-öelda siit selle oma kire teada, kuidas siis, kas kui saladus ei ole, et natukene räägiksid seda, kuidas sa jõudsid Go Mobility gruppi, et näiteks siin võib-olla kui kuulajaskonnas on ka neid, kes tahaks, ma tahaks just sinna tööle minna, et mida siis nagu tegema peaks või millised eeldused sul peaksid olema? Ja, et mina nagu jõudsin sinna natuke suurema ringiga, et alustasin, mul oli hea üleminek, et põhimõtteliselt otse Saksamaa võistlusreisilt nii-öelda lendasin koju, pakkisin asjad, kolisin selle hetkel veel elasin nii-öelda Tartus ja kolisin Tallinnas ja läksin kohe korporatsiooni tööle. Et siuke väga nagu drastiline muutus sellisest hästi emotsioonide rikkast ja nii-öelda sellisest noorest organisatsioonist minna suurde, et too hetk Normasse läksin tööle, seal on siuke 900 inimest tööl, kindlad protseduurid, standardid, asjad, kõik, siuke üleminek oli nagu päris siuke järsk, et nõudis natuke harjumist, aga see andis jällegi mulle siukse hea vaate, kuidas siis käib suur tööstus, suures nii-öelda massis asjade tegemine ja mis nagu, kuidas erinevad pisikesed asjad võivad nagu hiljem tekitada suuri probleeme. Näiteks kui tahad miljonit tükke toota või et kuidas nagu hea tootedisain, kui on tootel hea disain, siis seda on hea toota ja kuidas tegelikult puudulik disain hiljem tootmises võib palju probleeme tekitada. See oli niisugune hea pilt, mis mul sellest hetkest siis ette tuli. Seal ma siis ka tegelesin erinevate valdkondadega, oli ta nii-öelda tootmise inseneeriast kuni siis tootmisseadmete nii-öelda arenduseni ja uute automaatika protsesside väljatöötamiseni. Ja sealt siis ka, kuna ma tudengi vormeli ajal olin Kristjan Marustega ühes nii-öelda 4 aastat toimetasime koos, siis ja ta teadis, et ma olen tootmisega nüüd kokku puutunud, siis tal oli selge nägemus, et tõukaratast toota Eestis, siis ta ka minuga ühendust võttis ja nii me hakkasime ühte jalga käima, et minule ka väga meeldis tema nii-öelda entusiasm, et kuidas nagu, et sa päriselt ka tahad asju ära teha ja et sul on kirg selle vastu, mida sa teed, et me kõik veedame väga suure osa oma elust tööl, et siis see peab ka sulle pakkuma kirge ja rahulolu. Ja see mulle täpselt seal Go Mobility grupis täpselt kõik see mulle meeldib ja pakub ja sellepärast ma sinna olen ka tänaseks jäänud, et igav seal kindlasti ei hakka.
kui nüüd tulla selle juurde tagasi, et mis siis nagu oleks vaja, et üldse nagu sinna jõuda, siis ma oleks kindlasti ütlen, et noh, et kui me ka inimestega vestleme täna, siis esimene asi on see särasilmsus ja nagu tahe asju ära teha, et sul on tõsine soov nii-öelda selles valdkonnas selle teemaga tegeleda, et see on nagu esimene asi, et sa näed ära, kas inimesel silm särab või mitte, et inseneri... on mingi eesmärk paigas ja mille poole ta hakkab püüdlema. Täpselt nii, et võib-olla isegi need nii-öelda oma need nii-öelda oskused, tehnilised oskused isegi ei ole alati kõige tähtsamad, et neid on alati võimalik õppida. Aga kui sul see kirg ja tahe puudub, noh, siis ei ole võimalik seda inimesest siin niimoodi süstida. Sa jääd kuskile pidama lihtsalt. Ja, et ma ütlesin, et täna on see nagu esimene pool, mis on kindlasti oluline. Ja siis juba jah, need erinevad tehnilised oskused ja enda nagu huvi kogu selle valdkonna vastu, et täna me näeme, et tööl on ka inimesed, kes on nii, et jah, nad teevad tööd, aga see ei ole nii, et insener jah, hakkab koju minema, ega ma tean, et ta läheb koju, ta läheb tõukeratta koju, ta mõtleb selle peale, kuidas see ei ole nii mugav täna. Ja ta tuleb hommikul tagasi ja ütleb, tead, ma õhtul enne magama minekut, tead, mul oli see mõte veel juures seal, et äkki prooviks nii, et noh, et ta saad aru, et ta tahab päriselt asju muuta ja nii need tegelikult oskused lõpuks ka kasvavad. Tundub, et töö tuleb koju kaasa. Alati nagu selles positiivses mõtmes, et mitte nii, et sa nüüd pead minema kodus lahendama seda, vaid lepid kokku, et puhkame, räägime homme uuesti ja siis järsku tead, mul tuli hommikul kohe see nii hea mõte on ju, et seda on nagu nii äge vaadata, et see tuleb ja sealt tuleb ka see nii-öelda tahtmine proovida uusi asju, et need ütleme, et täna me ka sellel tõukeratta puhul kasutame tehnoloogiaid, mis meie nii-öelda nagu selle inseneride tiimi jaoks oli täiesti esmakordne. Keegi polnud varem proovinud seda, guugeldad, otsid, uurid, noh, täpselt ei tea, hakkame tegema, vaatame, kuidas tuleb, prototüübime ja et tahe seda teha, et mitte jääda ainult selle endale tuttavate asjade juurde, et see on ka oluline. Ma arvan, et juba see, et need tõuksid on ju liikvel on ju ja et ongi, et siin juba kui Riias ja siis on ju suvel Pärnus ja et sageli ongi, et jäädakse võib-olla mingi prototüübi arendamise juurde, aga et teil on nagu konkreetselt tõesti, et see on näha kohe, et see tahe, et nad ikkagi päriselt ka oleksid olemas ja toimiksid, et see näitab, et jah, et siin kogu aeg on mingi edasiminek ja jah, et me, seal on ka alati see hetk, et võib-olla siin natuke tuleb ka siis minu roll rohkem mängu, et insener kindlasti tahaks nagu lõpuni teha selle toote ära, testida, kõik need peensused läbi mõelda. Aga noh, vahest sul on vaja lihtsalt, nüüd me peame joone vahele tõmbama, me peame selle nii nagu ta on. Jah, ta võib-olla ei ole kõige parem, aga kui me seda nagu rohkem nii-öelda nagu käiku ei lase, me ei proovi teda toota, koostada, et me ei saa tarnijalt tagasi, sest tegelikult sa ei suuda kõige paremat lahendust mõelda, et noh, et sellest arvutist tuleb vahest välja saada. Et näeks, kuidas ta siis päriselt seal tänavatel liigub ja siis hakkavad ju välja tulema ka need muud asjad, mida sa ette ei näe, kui ta praktiliselt kasutuses ei ole. Jah, täpselt. See on paljude asjadega on niimoodi, et üks asi on see, et kui sa kuskil arvutis nagu nikerdad ja pärast, kui see reaalsuses on, et siis see võib olla väga erinev. Jah, ja kui ta läheb siis veel eratarbija kätte, siis see on nagu, minul enne ei olnud ka ühegi nagu eratarbijale otse nagu mõeldud tootega nagu kokkupuudet, et pigem oli nagu autotööstused, sul lähevad autotootjatele ja nii edasi. Aga nüüd on, sa teed selle mingi toote, keegi kasutab seda ja siis see nagu vahetu tagasiside, kas et midagi on täiesti halb või midagi on ülihea, see nii palju emotsioone hakkab nagu järsku ringlema, et see on ka siukene, et see algul nõuab ka harjumist, et korraks võib-olla liiga otsene tagasiside, et harjumatu. Ja täpselt, et korraks nagu, et kas ma pean kõik selle hinge võtma, kas ma pean nüüd tohmama parandama või et oota, hinga natuke, vaata, mis veel rohkem inimesi ütleb ja et see on siukene, et mis meie nii-öelda ka selle nii-öelda natuke väiksema ettevõtte puhul ongi hea, et see kogu see tagasiside, et see jõuab ka inseneride tasemele, et me jagame seda ja nii-öelda tootearenduses kõik saavad aru, ahah, okei, siit ja siit on tagasisidet olnud, siit on nagu kliendid öelnud, et see või see ei ole nii hea, on ja, või et väga tihti on ka see, et
insener on mõelnud mingi loogika järgi, et noh, samm niimoodi, aga kasutaja tahab hoopis 3. sammust alustada. Et temale tundub see nagu loogiline, siis see on nagu algul nii, et oota, aga miks sa nii teed? Asja saad aru, et kui ma panen ennast teise inimese rolli, kes võib-olla ei mõtle täpselt programmeerimise keeles. Loogikad on nii erinevad. Täpselt, et siis on nagu hoopis teistpidi peaks asju üles ehitama, et see on ka see, mida sa saad siis teada, kui sa lased selle toote nii-öelda ringlusesse. Ja. Aga küsingi siit sellise päris nagu ka lihtsa küsimuse, aga ma arvan, et sellel miks tõukerattad, miks otsustasite üldse nagu tõukerattaid tegema hakata? Ütleme niimoodi, et põhieesmärk on üldse nii-öelda edendada siis erinevate kergeelektrisõidukite kasutamist. Need on erinevaid tüüpe võib-olla aga et siis jah, et miks me jõudsime nagu ka tõukeratta juurde, oli niisugune hea põhjus, et ka meie ettevõtte asutaja Kristjan, kes kunagi mõned aastad tagasi käis USA-s, kui see esimene tõukerataste siis nii-öelda buum algas ja lõhkes, siis kui ta nägi, et sul on nagu, ma ei tea, 10-aastasest 60-aastaseni mehed, naised, vahet ei ole kes, kõik nagu lähevad ja sõidavad sellega, sa saad aru, et sul ongi, et kui sa teed hea tõukeratta, siis sul ei, sa lähed lihtsalt seisad selle peale, sõidad, et see on ülimugav kasutada, ta on väike ja kompaktne ühe inimese transportimiseks. Ja ikkagi päris stabiilne ka, et kui igas eas ja mitte nagu siis sa ei pea nagu olema mingi proff. Ja no see ka nüüd oleneb, et tootest, et kui hea sa toote oled teinud, et aga kindlasti, et sul on nagu võimalik teha toode, mida saab nagu väga lai kasutajas valdkond kasutada, et siis nagu saad aru, et okei, see on tegelikult toode, mis nagu paljudele sobib, mida on lihtne kasutada, et et sa ei pea väntama, et et kui sa võtad tavalise jalgratta, siis igasuguse riietusega ei saa, siis sa pead mäest üles ennast suure hooga väntama. Jah, elektrijalgrattad kohe aitavad sellele kaasa ja oluliselt muudavad seda, aga ikkagi, et jalgratas on suurem ja vahest on kitsad ruumid, rohkem vaja manööverdamist. Võtab rohkem ruumi ka, jah. Ja, täpselt, et siis see oli see, kus me nägime, et see on see toode, millega me peaksime alustama. Et aga jah, nagu me juba enne mainisid, kindlasti see jää ainukeseks nii-öelda tooteks, mida enda portfelli tahame. Selles mõttes see on tõesti, ma mõtlesin praegu, et tõesti, et miks nagu tõuks on parem kui jalgratas, et tõesti, kui mõelda seda vanusegruppe ka erinevaid, et siis kui sa oled nagu vanem, et võib-olla sa enam ei, ongi see, et see madalaste nagu hästi hea, et sa ei pea kuskile nagu ennast nagu tohutult upitama, et see on ka väga nutikas tõesti. Et see olekski see nii-öelda, et alati tuleb see ergonoomika kohe mängu, et kui lähed kohe detailidest, saad aru, et okei, kui kõrge see astmelaud võib üldse olla, et kui me enda tõukeratast välja mõtlesime, siis me ka nii-öelda tegime raami ja siis panime erinevaid vineerplaate peale iga teatud mingi 2 millimeetri kaupa, kuni me leidsime selle, et 10 inimest, kes sõitsid, ütlesid, siit ülesse on ebamugav, siit alla või kuni selle piirini on okei. Nüüd me teame, et see plate võib olla nii kõrge, et ära kõrgemaks tee, siis on kohe ebamugavam. Nagu testsõitjad selles mõttes. Et vaatasime, kõige varem jälle lähed tööle, vaatad erineva pikkusega, vanusega inimesed, palun proovi korra lükka, mis sulle tundub mugav, mis mitte, et kohe saad lasta nagu ka enda majas sees seda katsetada. Aga mind lihtsalt hakkas huvitama, et ma saan aru, kui ta on kõrgem, mis probleemid võid olla, aga näiteks kui ta on liiga madal, et siis mis siis on see, et sa kuidagi nagu tänaval ta võib nagu vetruda sul juba vastu sinna asfalti või mis? Ja seal nii-öelda tekib siis nii-öelda see üksteisest sõltuvad asjad, et kõrgus on jah, et kõrgusest võib-olla kõige suurem efekt on see, et kui ta on liiga kõrge, siis sul on koha pealt ebamugav ära lükata, et kui sa oled lühem inimene, siis on kohe ebamugavam. Madalaks lähed, siis meil oli seal üks lisatingimus oli see, et me tahtsime kogu massi keskme viia ka madalale. Ehk siis kõik need rasked asjad nagu aku, need on seal nii-öelda selles alas, kus sa seisad. Aga need peavad sinna ära mahtuma. Kui ma nüüd astmelaua hästi madalale... Siis nad võivad saada viga. Jah, täpselt. Siis läheb alumine põhjakõrgus nii-öelda väga madalaks ja siis ongi lihtne äärekivide pihta sõita või august läbi sõites läheb vastu maad. Et siis ongi selline nagu see kompromiss tuleb leida sealt.
aga kuidas ka täitsa öelda praktilises mõttes, et kui ikkagi ma arvan, et nendega juhtub igasuguseid asju nende tõuksedega, et ma ei taha isegi ette kujutada, mida kõike, aga et see on ju üsna võib-olla igapäevane, et sa sõidad üle äärekivi, sest et meil on ikka päris palju seda äärekivindust linnas. Et kui vastupidav ta on, et kas see äärekivi võib talle ikka teha sellise korraliku püsikahjustuse, et või ta ikkagi peab vastu seal selle ühe müksu või paar? Jah, et seal väga oleneb, et kummalt poolt tuled, kas sa sõidad äärekivist alla või üles. Päris hea, nii kumb on hulle. Jah, et sellega me oleme nagu arvestanud, et enda tõukerataste puhul, et ikkagi kui sul on äärekivist alla sõit ja on teatud kasutajad, kes muutuvad juba väga osavaks, nemad, ma võin öelda ka meil majas sees inimesed, ega nad nagu ei pea otseselt pidurdama selleks, et tegelikult kui sul on tasakaal olemas, siis saad madalast äärekivist hopsti alla ja lähed edasi, et tegelikult ei juhtu midagi. Et seda ka nii-öelda siis kogu selle raami nii-öelda tugevuse puhul alati me arvestame sellega, et niisugused väikseid hüppeid võib ette tulla. Aga siis jah, et ütleme äärekivist üles sõites võib-olla isegi see esimene suurem probleem tekib see, et kui sa esiratast üles ei tõsta, siis sa kaod sealt ära. Ja, et tegelikult on sama ka jalgrattaga, et jah, et mida suurem ratas, seda paremini ta sealt üle läheb, aga kui me ikkagi räägime nagu nii-öelda näiteks Tallinna ehitel mõnedest kohtadest, kus ikkagi on tõesti päris suured äärekivid, et siis ikkagi seal tuleb lihtsalt ennem tõsta seda. Aga ka isegi kui sa tõstad seda tõukeratast, et põhi võib ikka vastu minna, siis me oleme jah, selles osas kindlasti arvestanud sellega, et erinevad niisugused kahjustused, nad siis kohe nagu selle peale siis see raam katki ei läheks, et meie eesmärk on, et ta ikkagi kestaks. See tundub nagu niimoodi põnev, et ma isegi hakkasin mõtlema siin, et tõesti, kui see vastu äärekivi sõitmise osa ka, et kui sa pead nagu mõtlema ka selle peale, et kuidas lahendada niimoodi, et see kukkumine oleks nagu võimalikult ka siis, kuidas öeldakse, turvaline, et nagu see togekiiver on üks osa, aga et kas see siis ratta osa või mingi asi, et ta on niivõrd ergonoomiline või kuidagi nagu ta põhjustaks kõige võimalikult vähe. Jah, et ütleks niimoodi, et ka kõige lihtsamad asjad, mis saab teha, ongi see sama asi, et sa kõigepealt raskuskeskme alla, et ta ei võimalikult vähe tahaks üldse tõukeratas ise juba nagu üle pea käia, et on olemas tõukerattad, millel on ütleme see akud ja see raske osa kõik pandud esitoru sisse. Tegelikult kui sa sealt lenksust nagu lükkad teda ja väike takistus on ees, siis ta tahab kohe nagu ümber minna. Et et esimene nagu sihuke insener-tehniline üles vii võimalikult alla, et sama oli ka tudengivormelis. Raskuskese alla, ringrajal käitub paremini, et see oli nagu alati sihuke, see tuli sealt kaasa kohe. See teadmine mõnes mõttes, et absoluutselt. Siis mina ise tegelesin tudengivormelis ka vedrustuse ja nii-öelda sõiduki dünaamikaga, siis sealt ka kohe hakkasime otsima seda, et me teadsime, et kuidas me tahame nii-öelda, mis nurga alla me roolimise, geomeetria ja rattad tahame viia, et tudengivormel käituks hästi. Siis me hakkasime kohe vaatama, et mis siis nagu tõukeratta puhul on, et mis oli konkurendid teinud, näed, et paljud on teinud lihtsalt nii, et oleks mugav toota, aga kui see lõpuks on ja me prototüübi puhul ka tegime erinevad suured siuksed nagu plaadid mitme auguga, siis muutsid nii-öelda selle rooli nurga ja ratta asukohta, et testisid, mis oli hästi mugav ja siis said aru, et ikkagi kui sa nagu teatud nurkade all hoiad seda nii-öelda kogu seda geomeetrit, siis küll ta nagu tahab paremini sellest takistusest üle minna. Et see on siuksed väiksed asjad, mida sa saad juba ise niisama teha toote disainis. Kui rääkida nagu, ma arvan, mitmest sammust edasi hüpata, et hüppame siit kohe 10 sammu edasi, siis on teada näiteks siuke suur ettevõte nagu Autoliv, kes tegeleb siis autodele siis turvavarustuse valmistamisega, siis tegelikult nemad on juba teinud ka siukseid prototüüpe ja kontseptsioone, kuidas tõukerattal võiks olla ees turvapadi. Ehk siis sul siukene nagu nii-öelda kui hakkad kukkuma, siis ta lööb sinna ette, lööb siukse nagu turvapadjast siukse teki või madratsi, väikse madratsilaadse asja ette, et sa siis lendad sellesse, et mitte ei lenda asfaldisse. See on küll väga huvitav, sest et kuidas ta on tõesti see, et kuidas ta täpselt siis avaneb niimoodi, et sa võid ju see sinu lendamise nurk võib olla väga erinev. Nii-öelda peab olema test kukkujad siis, kelle põhjal vaadata.
absoluutselt, et noh, et ütleme, see kontseptsioon on ehitatud nagu selle peale üles, et kui sul auto sõidab ette ja siis sa sõidad tõukerattaga autole külje pealt sisse, siis sa lendaksid kapoti peale, et siis ta nagu pehmendaks seda lööki. Et täna see on nii-öelda sellest, et see igapäevakasutusse jõuaks natuke veel kaugel, aga miks mitte, et sellised nagu ideid on juba olemas ja otsitakse, et vähemalt tore on ka näha, et sellised suured korporatsioonid vaatavad lõpuks ka mujale kui ainult autotööstus, et vaatavad ka nii-öelda nagu kergelektrisõidukite poole. Aga kui nüüd just sa ütlesid, et kindlasti ei jää nagu tõukerataste juurde, kas julgeb juba midagi välja ka öelda näiteks, et kuhu missugused arengud on toimumas või mis eesmärgid ja unistused on, ma ei tea, kas siis arvestades siis linnakeskkonda, ma ei tea, siin Smart City, kogu seda asja, mis on käimas, et kas on midagi, mis on juba mõttes ja teoksil, kas või siis paberile? Jaa, et ma võib-olla läheks veel nagu sealt natuke mõned sammud tagasi, et jah, et me oleme endale ka seadnud eesmärki, et kui Co-modulil on niisugune suur eesmärk, on inglise keeles siis empower emissionless transport, ehk siis edendada heitgaaside vaba transporti, siis äikese jaoks me oleme täna pannud endale sellise 10 aasta eesmärgiks paika siis 3 miljardit 333 miljonit 333 333 nii-öelda heitgaaside vaba kilomeetrit äikese nii-öelda sõidukitega, et me tahame saavutada 10 aasta pärast siis meie sõidukitega oleks siis läbitud selline arv kilomeetreid. Päris tore eesmärk on pandud. Ja kus need 3 tulid? see oli nagu, mõtlesin, mis oleks üldse, et kui me seda nagu eesmärk endal paika panime, siis oligi küsimus, et et tavaliselt ettevõtted panevad endal, et mingi käibekasv või ma ei tea, mingi kasum ja siis hakkad mõtlema selle, aga tegelikult see siis, et müüme lihtsalt palju tõukse, vahet ei ole, millised nad on, toodame ükskõik kus, pääsed meie teeniks võimalikult palju vahelt. Ja siis me saame aru, et see ei ole see, nagu, mida me tahame saavutada, et see eesmärk ei tõlgenda seda. Ja sellepärast tuli see kilomeetrid, et me peame tegema see, et mitte ainult meie tõukeratast, aga me peaks hoolitsema ka selle eest, et nendega sõidetakse, et neid kasutatakse, siis see muudab asja. Või ta arvestaks tõesti siis seda keskkonda ka ja kogu roheteemat mõnes mõttes, et kuidas säästa ja olla nii-öelda see mõtlemine oleks ka paigas vastavalt sellele, mis meil praegu ju toimumas on, et mitte niimoodi, et tõesti või ettevõttena loomulikult sa pead mõtlema, et see oleks sul ka kasumlik, sest muidu sa ei toimi ettevõttena, aga et see nii-öelda lisamõte või eesmärk seal juures, et tõesti, et vähem heitgaase ja et see kuidagi oleks. Jah, et teisiti ju see linnakeskkondi muuta, et kui ostetakse see kerge elektrisõiduk ja ta jääb kuhugi kappi seisma ja 2 korda aastas kasutatakse, siis tegelikult see on ressursi raiskamine, et see ei kasutata seda ära. Ja ruumi raiskamine, kus ta seisab. Jah, et täpselt, et sellepärast, et tuleb hoolitseda sellest, et päriselt sellega sõidetakse, et see on nagu see meie eesmärk. Ja sellest lähtuvalt me siis ka teame täna, et jah, meil on tõukeratas, mis oleks võimalikult mõnus sõita, tal oleks hästi palju nagu selliseid lisasi nii-öelda, et mis võimaldaksid teha selle nagu kasutamise hästi mugavaks. Et selline nagu tänasel hetkel võib-olla võimalikult palju tulesid vilesid külge panna, et inimesed hakkaksid rohkem sellega harjuma, sest paljud ikkagi ka mõtlevad, et tõukeratas on ikka rohkem kui nagu mänguasi, aga tegelikult see täiesti, et kui sa teed korraliku toote, siis see võib olla su põhimõtteliselt igapäevatranspordi vahend. Just, et võib-olla selle äiketeest natuke ka lähemalt rääkida, et ma saan aru, et kas ma ei tea, kas need on kõik juba teostunud või on need eesmärgid, et sul on vahetatav aku ja veekindlus ja võib-olla sa saad ise veel välja tuua, mis oleks need olulised asjad, mis teil juba olemas on ja mis on veel nii-öelda siis arendamises. Ja, et kuna me oleme nii-öelda teinud interneti ühendamise tehnoloogiat, siis see oli selge, et meil on tõukeratas saab olema ka eratarbija tõukeratas saab olema nii-öelda interneti ühendatud, ehk siis sul on kõik võimalik teha läbi mobiiltelefoni äpi, mis nagu me toodet siis planeerides, siis läbisime ka sellise huvitava EAS-i siis programmi nagu disaini meistriklass, kus me siis ka
nii-öelda tegime erinevaid kasutajauuringuid ja panime paika, et mis siis on nagu vaja ja mida mitte. Ja me saimegi reaalsusesse nagu erinevad kasutajagrupid, kelle jaoks mis asi on oluline. Ja täna me võtsime ette siis selle kõige nagu kasutajagrupid, mis on siis kõige nagu ma ei tea, kas nõudlikum, vaid kes siis kasutaks kõige rohkem seda ja seal tuligi see välja, et see aku vahetamine on niisugune hästi oluline nagu lisa, et sul on võimalus siis tõukeratas jätta kuhugi kas või esimesele korrusele, ma võtan aku välja, ma lähen sellega üles 5. ma laen ainult akut, ma ei pea tassima seda rasket tõukeratast ülesse. Et see oli see nagu soov, et me teadsime, selle me täna teeme kindlasti. Et see oli selline nagu üks lisa ja tänu sellele, et võtad küll aku välja, aga sul on IoT moodul seal sees, sa näed ikkagi, mis temaga juhtub, kas keegi teda liigutab, kus ta asub, kõik see on ikka olemas, sest et seda akut seal sees ei ole. Et see ei ole akuga seotud nii-öelda. See ei ole selle akuga seotud, mida sa laed ja millest nii-öelda see tõukeratas sõidab. See ei ole ta nii-öelda süda, et sa võtad ära ja siis sa rohkem ei tea temast mitte midagi. Jah, täpselt, et seda, et tekitad ikka see nii-öelda nagu võimalus, et sa ikka näed, mis taga juhtub, toimub. Siis niisugune teine nagu pool, mis me nägime, et me ise ju ka kasutame tõukerattaid, oleme nagu erinevaid testinud sinna, iga kord sul on vaja, oota, kus see laadija oli, oota, et kas ma nüüd, ma ei võtnud kaasa, ma tahaks teha selle ühe reisi veel, mul on seal 3 tundi aega, ma saaks akut laadida, laadija jäi koju. Sul ei ole seda sama tõukeratast, on ju, et telefoniga sarnased probleemid ju kogu ja täna Euroopa Liit läks ka ju selle muudatuse tegi, et mäletan, mis aastast on kohustuslik see, et kõikidel on siis USB-C laadimine. Sama teed ühtlustatud. Et sama teed läksime ka meie enda tõukerattaga, et tegelikult siis seda uut tõukeratast sul on võimalik laadida oma läpaka laadijaga, millel on siis USB-C. Et sul ei ole vaja eraldi laadijat, jah, see teeb toote kallimaks ja keerulisemaks. Täna meie turul ei tea, et kellelgi oleks selline tehnoloogia üheski tõukerattas sees. Ehk siis sa võid laadida siis nii-öelda nagu läbi tõukeratta enda või võtad selle aku välja, sul on nagu laua peal tohutult suur akupank, sa saad laadida enda telefoni või siis võtad läpaka küljest laadija ja paned akupanga külge ja laed seda natukene ja siis saad käia teha selle lisareisi. Välja arvatud Apple'i kasutajad. Need on ka muutumas. On, see on väga hea kuulda. Kuigi see tähendab nagu jälle muutumas. Jälle muutumas, aga jah, see on see nii-öelda muudatus, mis siis tekkis, et Euroopa Liidus siis saab olema kõikidel üks laadija. Ei ole mingit 100 varianti, mida kogu aeg nuputades. Täpselt, et siukene nagu ütleme niimoodi, et meil on endal ka need esimesed prototüübid valmis ja endalgi on raske natuke harjuda, et oota, ma saan selle laadijaga, et ise oleme seda juba üle aasta aja nagu arendanud ja teinud. Aju veel ei harri. Jah, täpselt, et ikka, ma saan ju sellega, ma ei peagi midagi kaasa võtma, et mul on kodus läpakas olemas või, et see on nagu jah, siukene oluline. Aga need võimsused ja need kõik klapivad ka selle, et sa midagi seal läbi ei kärsata. Ja see tarkus tuleb kõik akupakki sisse panna. Kuidagi muidu kujutad ette, et kui mingid asjad ei klapi, siis võib nagu juhtuda. Ja see nii oligi, ütleme, et varasemate toodete puhul miks sul peab kindel enda laadija olema, seal on kindlad võimsused, mida ta nagu lubab. Siis täna me oleme pannud selle tarkuse siis akupaki sisse, et sul on võimalik võtta see universaalne laadija ja siis see akupakk ise siis kontrollib ja tõstab siis vajadusel pinget ja vaatab, et voolutugevused kõik õiged. Väga proff. Ja see nõudis ka nii-öelda omaette tunde ja nii-öelda pingutust, aga jah, et see nii-öelda tarkus sinna sisse panna, et see niisugune hea näide küll, et tõukeratas tundub suur. Siis akupakk on seal täna mahub A4 peale, jah, ta on niisugune natuke kõrgem kui tikutops, aga mahub A4 paberi peale ja siis selle A4 paber tundub ka suhteliselt suur. Aga kui me läksime nagu sinna sisse kõike seda disainima, neid trükkplaate ja neid erinevaid mehaanika kinnitusi, siis ma võin öelda, et me muutsime võib-olla sisemiselt neid trükkplaatide asukohti suurusi 4-5 korda ja iga kord on nii, kuule, kas sa siit saad 0,7 millimeetrit mulle juurde anda? Et igat millimeetrit, vähemat kui millimeetrit me ajasime taga,
et mahutada see kõik sinna sisse, et noh, mingi hetk me isegi tegime otsuse, et okei, muudame natuke tõukeratta raamis, meil on akupakki vaja teha 5 millimeetrit pikemaks, noh. Et disain nagu pidi ka muutma. Ja, et pidime korraks minema nagu tõukeratta siis nii-öelda selle raami disaini juurde tagasi, et saada 5 millimeetrit juurde, et lihtsalt, et kõik sinna sisse ära mahutada, et seal on iga millimeeter on arvel täna. Loogiline. Aga mida veel võiks öelda, et selle IKT juures, et see nii-öelda tuled ja viled komplekt endas nagu sisaldada võiks, et mis seal veel, mida me kõik ei või pealt vaadates ei näe või nii kohe, et sa ei teagi, mida seal kõik. Et niisugune huvitav nüanss, mida me siis ka tänaseks oleme nii-öelda välja töötanud, on siis see, et sul on telefon ja põhi nagu ka kasutajate poolt niisugune tagasiside oli see, et okei, et noh, tõukeratas tore, äpist panen käima kinni, ma näen, kust on, aga iga kord, kui ma lähen selle tõukeratta juurde, ma pean selle telefoni välja võtma. Kinnas käes, okei, võta kinnas ära, nii vajuta seda nuppu, läheb tööle. Nii, tänaseks siis saime aru, et okei, see on nagu niisugune kasutaja mugavuse vaatest väga suur oluline nagu probleem. Ja mis me siis tegime, siis tegelikult nagu nii-öelda füüsiliste nii-öelda tehnoloogia poolest oli meil see võimekus olemas. Nüüd oli vaja lihtsalt ka nii-öelda tarkvara arendust juurde arendada, et teha selline funktsionaalsus, et kui sul on telefonis äpp siis tõukerattaga ühendatud, sul telefon on taskus, sa oled tõukeratta juurde, liigutad seda, ta suudab ennast ühendada ise ja nii kui sa liigutad tõukeratas läheb käima ja saad sõita. Sa ei pea telefoni välja võtma ega mitte midagi. Ehk siis ta tuleb nii-öelda nagu, see tegelikult sama asi on olemas siis täna autodel. Autode peal on see tehnoloogia olemas. Üks näide on näiteks Tesla, et sul põhimõtteliselt võtit ei olegi, et sul mobiiltelefon käes. Juba sõidad. Jah, saad, et sama asi, siis, et sama mõte oli meil, et aga miks me siis ei või tõukeratta puhul seda teha? Nii-öelda niisugune hea näide sellest erinevatest siis vertikaalsest integreerimisest, kus on siis nii tarkvaraarendajad, nii-öelda elektroonikainsenerid ja mehaanikainsenerid, kes siis iga valdkond tegi natuke oma tööd ja saimegi sellise nii-öelda funktsionaalsuse tõukerattale. Aga kuidas ikkagi see, ma tean, et see on kindlasti, sul on kohe lihtne vastus olemas, aga kui tuleb, mul on seal tõukeratas ja tuleb seal teine inimene telefon taskus, kas ta siis sõidab ja tal on ka see äpp, kas ta sõidab siis mu tõuksiga minema? Ja küsimus, et selles, et igaüks, kes siis nii-öelda selle tõukeratta endale saab, siis selle iga tõukerattaga tuleb kaasa siis enda nii-öelda nagu parool. Sa pead, et selleks, et sa üldse saaksid äppi ühendada tõukerattaga, sul on vaja siis seda parooli. Selle siis see nii-öelda tõukeratta omanik saab endale tõukeratta passiga saab kaasa, see on see parool. Tema saab siis nüüd et kui sa nii-öelda nagu jagad seda parooli kõigile, siis kõik saavad kogu juurdepääsu sinu tõukerattale. Et sama on ka autovõtmega, et kui sa oma varuvõtmeid jagad, siis kõik saavad autoga sõita, et sama, jah. Aga siis lisaks on seal võimalus siis ka nii-öelda jagada siis kellegile nii-öelda kasutaja õigused. Üks on siis nagu omanik, aga siis on kasutaja. See omanik saab anda, et palun, sa tahad ühe sõidu teha, ma annan sulle selle juurdepääsu, tõmba alla see äpp ja sa saad sõita ja kui ma enam ei taha, siis ma kustutan su ära. Või siis saad pereliikmetele jagada. Täpselt. Nagu Netflix. Absoluutselt. Pereliikmete puhul on kohe see turvalisem, et kõik näevad oma äpis, kus tõukeratas on, keegi sõitis sellega linna, jättis ta kuhugi nii-öelda mingi maja ette, keegi teine saab võtta ja sõita koju sellega. Et võib-olla vanemate laste puhul võib see tekitada. Ja. Nad ei taha väga võib-olla seda, tahavad oma tõuksi. Ja, või siis on nii, et üks sõidab kuhugi poodi, teine võtab ära ja sõidab koju. Aga jah, et selline võimalus on absoluutselt olemas, et sul nii-öelda ei pea olema nagu muud füüsilist võtit, vaid see kood ja siis telefon. Väga põnev, aga kas see ja veekindlus, ma saan aru, on ka ja seal selles polegi varianti muidu, kui meil on kogu aeg umbes selline ilm nagu praegu. Täpselt, et tegelikult ma ei tea, 0 kraadi või +10 ikka vihma sajab, et miks ma ei võiks sõita, et miks ma peaks sellega piirduma, et nüüd on nagu vihma sajab, et isegi oluline on ka see täna, et ma saaksin teda, milleks tal on siis IoT peal, selleks, et ma saaksin teda õues hoida. Alati ei ole varjuvalust ja tegelikult ta peaks kannatama seda vihmaga sõitmist, õues olemist, et
auto on samamoodi õues ju. Ja, muidugi, kogu aeg on. Jah, et ei pea alati seda porist tõukeratast tuppa vedama, et see on nagu see oluline eesmärk meil. Aga võib-olla, ma ei tea, rääkida just sellest ka veel, et tõesti, et kui palju on siis tõesti seal insenervastutust ja võimalust nagu ise areneda seal, et ma saan aru, et teil on, ma ei tea, kui suur teil see siis palju teil üldse töötajaid on ja kõik see, aga ma saan aru, et kuna sa saad, kui sa ütlesid, et teil on selline meeskond, kus sa saad selle tagasiside suhteliselt ikkagi otse, mitte niimoodi, et kuskile nii-öelda, ma ei tea, kuhu ladvikusse läheb mingi tagasiside ja siis teile antakse lihtsalt ülesanded kuskilt, et tegelege sellega, aga et sa oled täiesti nagu põhimõtteliselt vahetult selle tagasiside. Et siis tähendab seda, et see ka võib-olla see vastutuse pool on ka palju suurem. Ja kindlasti, et tegelikult meie eesmärk on ka hoida seda, et näiteks hea näide meie kasvamisest on see, et natuke rohkem kui 3 aastat tagasi, kui mina liitusin ettevõttega, siis ma olin seal kuskil 45 töötaja. Täna meid on pea 200. Aga see vist on pigem ikka väiksem ettevõte? Ja seda küll. Et kindlasti, et me ei ole mingi suur ettevõte, pigem väike, võib-olla keskmine. Aga et see on niisugune kogu töötajate arv. Kui me räägime nüüd sellest äikesest ja tõukeratast, siis seal on meil täna 20 inimese ringis, kes igapäevaselt toimetavad ja tõesti, et kõik need kliendi nagu küsimused ja tagasisided, et need ei kao kuhugi serverite sügavustesse, vaid reaalselt ongi, et kui on küsimused, siis see nii-öelda sellest kliendi platvormist kohe need küsimused edastatakse ka inseneride nii-öelda nagu lauale, et need samad insenerid saavad anda vastuseid nendele küsimustele, et ei ole mingit mitut vahefiltrit. Inseneride tiim on ise kuskil 6-7, olenud ajahetkelt vahest 8 inimest. Päris väike osa sellest, aga selles mõttes järelikult need on ka kõige olulisemad. Ja täpselt, et ka neil endal on väga suur selline vastutus. Et me paneme paika nagu soovid, mida me tahame saavutada. Et selle toote puhul meil oli abiks ka üks Saksamaalt üks väike disainibüroo, kes siis aitas meil teha selle välise kuju, et kuidas ta nagu paistaks atraktiivne või et meie toode oleks ka seksikas, et see siis ka kõnetaks inimesi, et siis nende abi me kasutasime, saime nii-öelda selle välise kuju, aga siis see, et seda päriselt nagu toota, siis see oli siis kogu meie enda inseneride töö. Ja seal neil on selles suhtes nii vastutust kui ka otsustusõigust väga palju, et ikkagi kui insener tuleb, et näed, ma tegin selle sõlme, testisin neid punkte ja tegelikult nii ei saa teha, et me peaks tegema nii, siis keegi ei hakka nagu teda ümber veenma, et ei, me oleme näinud kuskil mujal teisiti. Sa oled testinud, sa näed, et see on kõige parem lahendus. Ja nii ongi, sest lõpuks on ka nii, et kui see ei tööta, kes see teine lahendab? Ta peab ise lahendama seda, et muidu on nii, et kui kuskilt surutakse mingi otsus peale, see otsus on hea ja nüüd lahenda veel seda. See ei ole minu tema ju ise ütles, et ma tahaks midagi teisiti teha. Et kindlasti nagu seda nii-öelda suruda, aga teiselt poolt on ka, ütleme niimoodi, et võib-olla need ootused on vahest sellised, et me tahaks, et see teeks nii, kust seda saab või kuidas, pole õrna aimugi. Keegi ei ole teinud varem. Hakkame otsima, et sa pead siis olema see inimene, kes ma mõtlen siis natuke teist kaudu, kas ma tean mõnda ettevõtet, kes on sarnast asja teinud, kust ma küsin, ma ei tea, sellel tootel on mingi sarnane asi, hakkame sealt vaatama, et sa pead olema sellise nagu mõttemaailmaga, et ma kuskilt leian selle vastuse, mitte see, et ma koolis õpetatud, ma ei tea. Ma ei tea, jääd sinna. Siis sa hakkad nagu ise otsima, tõesti. Et see on nagu hästi oluline pool seal, et teha et kui sa tahad teha tooteid, mis muudavad maailma, siis sa pead olema see inimene, kes leiab neid lahendused. Et hästi võib-olla lihtsamad näited on need, et kui me isegi ka prototüüpe ehitasime, meil oli pandud paika nagu tähtajad ja me näeme, et meie arenduses tekkis mingid tõrked, mis vajab rohkem aega, aga siis me ei jõua seda vajalikku tükki valmis teha. Aga siis räägime tarnijaga, ütleme, et näed, osta see
suur, ma ei tea, metallitükk valmis, pane see endale riiulisse, pane endal pingil, broneeri vot see kuupäev ära, me ei tea, mida sa veel seal tegema hakkad, see tükk hoia endal... Aga planeeritud vähemalt. Ja siis üks päev enne anname talle faili, ütleme nii, hakka homme seda tegema ja saadki ühe päevaga tüki kätte. Lihtsalt see on planeerimise oskus jälle. Jah, see on, et kuskilt sul on alati võimalik, et okei, et insener vajab rohkem aega, me ei saa teda nagu kloonida niisama, ta peab magama, ta peab puhkama, okei. Mõtted ei tule ju ka kohe, et sa pead vahepeal protsessima kõike. Ja, et siis ongi see, et okei, kust me siis võidame selle aja, noh siis muud tegevused. Jah, et kuskilt mujalt planeerid ja võidad selle aja siis. Et alati on see võimalus, lihtsalt tuleb leida see. Aga lihtsalt jäi kumbitama natuke see tagasiside pool ka, et kas ma loodan, et insener siiski ei pea otseselt nagu vastama kliendi kirjadele, mis oleks nagu päris õud. Või et kui kellelgi midagi juhtub ja tuleb, ma arvan, et seda tagasiside tuleb ikka, et see süüdistatakse ikka masinat, mitte ennast pigem. Et siis kuidas see filter ikkagi toimib, et ma loodan, et see... Ja ei, selleks on meil ikkagi jah, et ütleme see marketing ja siis nii-öelda klienditoe inimesed, nemad ikka vastavad, aga et me siis ka nii-öelda niisama ei aja udujuttu, vaid siis alati, et kuule insener, kas seal on mingi tehniline selgitus taga, kuidas me lahendame. Aga võin öelda ka seda, et meil on olnud niisugune nagu eri olukordi, kus ühel inimesel ta hoidis kuskil garaažis niisugune paksud betoonseinad, tal seal hästi see nii-öelda levi, mobiillevi ei olnud ja see asukoht oli ka selline niimoodi selle mobiillevi nagu piiri peal ja kogu aeg tekkisid see mingid ühenduse probleemid, kuni lõpuks siis tõesti 2 inseneri sõitsid tal koju ja hakkasid seda sama tõukeratast siis nii-öelda häkkima, programmeerima, tegema uut koodi ja testima seal tema enda kodu juures. Personaalne lähenemine. Jaa, et lõpuks, kui vaja, siis lähme ka sinnani välja, et saada toode. Et sealt me saime väga head nagu niisugust tagasisidet ja nagu mõtteid, mida me peaks tegema enda loogikast teisiti, et see nii-öelda nagu... Nende konkreetsete juhtumite abil tegelikult ju aitab nagu edasi arendada teatud asi, nagu, et neid vältida edaspidi, et ei pea käima kogu aeg lahendamas. Jah, täpselt. Ja, aga nüüd ma püüan tagasi jõuda veel korraks selle nii-öelda tuleviku ootuste teema juurde ka, et tõesti, et ma saan aru muidugi, et tegemist on ju praegu on see ju värske asi, et see väike tee nagunii, et siis võib-olla on vara ka küsida, et mis nüüd järgmisena, aga võib-olla kui natukene mingisugused tagamaid avada, et kas on kas või nagu unistuste tasandil või midagi. Et tulla nagu selle juurde, et kuidas me siis oma eesmärki nagu lahendame ja kuidas me oma eesmärgini jõuame, siis ilmselgelt me peame tegema tooteid, mis võimaldaksid siis väiksematel peredel või et siis rohkem kui ühel inimesel liikuda ja seesama, et kuidas ma lahendan selle, et kas ma saan ma ei tea, lasteaeda viia või kas ma saan poest tuua mõne paki ära, et mul ei ole vaja selleks kohe autot, et kuidas see liikumine ära lahendada, et sinna kindlasti täna turul on neid nii-öelda nimelt kargoratasteks või siis niisuguseid nagu, et kaubavedamise rattaid erinevaid. Aga neil on ka samamoodi omad plussid ja miinused, nad on ikka päris suured ja kobakad ja et seal nagu, et seda nii-öelda nagu, et seal on kindlasti mingi segment, kes ei taha seda teatud põhjustel ja teatud nagu vajadused jätab see ratas ka rahuldamata, et leida sinna niisugune hea nagu vahele niisugune hea nagu toode. Kui me mõtleme ka suuremas pildis, siis on siis ka linnad, kus on võib-olla veel suuremad vahemad ja võib-olla on ka soovid liikuda natuke suurematel kiirustel, siis erinevad kas elektrimopeedid ja rollerid või erinevad niisugused elektrimootorrattad, et kindlasti see on ka üks valdkond, kuhu tegelikult saaks nagu veel paremaks minna, edasi areneda. Tõesti, kui poes nagu mõtled, et käid täpselt samamoodi, et mõtled mõnikord, et mis asja ma pean nüüd, ma lähen üksi ja autoga ja tegelikult see vahemaa ei ole isegi väga pikk, aga mingi õhtune aeg, siis mõtled, et lihtsalt käiks kiirelt ära
ja siis tundub ka see, et mis asja, et ma pean minema nagu selle autoga sinna, et no mõnikord lähedki jala, aga siis on jälle see tassimise värk, et kaua sa seal, ma arvan, et niisugused pereemad või pereisad, kes on kogu aeg nende kottidega, et nende jaoks oleks see tõeline õnnistus, aga seal ongi see, ma arvan, see osa ka, et näiteks kui sul on vihmane ilm, et kuidas siis see kaup sul kõik see on nagu nagu kuidas öelda, jah, siis kaetud ka, et ta ei saaks siis sul ju märjaks, et sul ei saa olla mingi lahtine korv, et ja kõik igasugused need kohad seal. Ja kuni võib-olla selleni välja, et kohe nagu järgmine probleem tekib ka siis, et kui ma tahan mitmes kohas käia, ma jätan selle sõiduki õue, aga need asjad, ma ei taha ju neid teisi poodi sisse vedada, ma tahan, et need ka jääksid turvaliselt. Ja nad peaksid kuidagi olema seal lukus ja kõik need asjad. Ja, et see vajab natuke... Keegi muugiks ja siis see võtaks endale midagi hoopis. Jah, et täpselt, et see siuksed nagu huvitavad nüansid tulevad ja et need ka alati tulevad siis, kui sa nagu ise paned ennast, proovid nagu, et panna teise olukorda, et kas ma saan, mida mul on vaja, et teha seda teisiti kui autoga näiteks. Sest tõesti, tihtipeale ei ole vaja autoga käia. Ja, ei, selles mõttes on väga põnev, et just, et tõesti sellistes kõige nagu praktilisemates ja igapäeva olukordades, et siis ju hakkavad need tekkima need lahendused ja mida ma olen märganud ka ja siit ma jõuan nagu otsapidi jälle ka Robotexi juurde, et just, et tänapäeva lapsed ka, nad mõtlevad väga palju, kuidas lahendada mingeid olukordi, et ei taha öelda, et see on nagu mugavamaks, vaid aga jah, et ka sama see, et kuidas teha asju niimoodi, et mugavamaks või ma ei peaks nagu mõttetute asjade peale nagu midagi nagu raiskama, kulutama, et see mõtteviisi muutus on minu arust teatud põlvkonnal juba väga nagu suur ja erinev. Siis seal kuskil ma arvan mingi kas või tegelikult 30, kes praegu on 30-s, 40-sed, kes enam ei suuda neid lahendusi, mõtlevad ikka mingisugune, mis ma saan hakkama, teen siin ikka nagu vanamoodi olen teinud, just, et need lapsed ja siis vahepeal ongi kuuled ja siis imestad, et tõesti nagu nii nutikas ja lihtne lahendus, aga et sealt see mõtlemine ju alguse saab. Ja, et võib-olla me nagu vanemaks saades võib-olla unustame liiga kergelt ära selle küsimuse, miks, et et eelnevalt on tehtud nii igapäeva elu, ma ei hakka mõtlema, ma teen samamoodi nagu miks mul seda on vaja, et see väga hea küsimus, alati toob nagu uusi ideid, et lihtsalt võib-olla ei tohiks seda ära unustada ja miks küsimus, et seda tõesti laste puhul, et võib-olla see 3-aastane küsib kogu aeg iga asja peale, miks, aga et vanemad lapsed juba need ka samamoodi, et neil ei ole võib-olla seda mingit stampmõtlemist sisse kujunenud, stampharjumisi, et siis tõesti see, et sa näed sealt noorte pealt, kuidas neil see miks küsimusi teist vaatenurka tuleb, et tegelikult seda me ei tohiks ise ka unustada. Ja, et see on jah väga nagu selline alati värskendav, mõtled, tõepoolest, miks? Või et kas või ise, kui kuskil mingi ummikutes oled, siis sa vahepeal mõtled, aga miks ma siin praegu olen? See on tegelikult mu enda nagu otsus ka olnud või ma arvan, et see on mugav lahendus ja samas ma saan aru, et mul on nagu peaaegu 2 tundi päevas läheb nagu täiesti nagu selle peale, et ma olen mõnes mõttes võtnud nagu vale otsuse vastu, et ma lähen ikka tipptunnil sinna nagu tahaks ennast piinata. Et see on tõesti mõtlemise küsimus. Mul on endal olnud ka neid hetki, et mingi hetk nagu harjusid ära ainult tõukrattaga liikusid ja siis üks, et okei, ma lähen nüüd autoga ja siis sõidad kuhugi risku veel. Kus oli see jama? Muidugi, et unustad ära juba vahepeal. Et see on võimalus nagu mugavamalt liikuda ja nagu, jah. Aga seoses veel siis Robotexiga, mis meil kohe siin novembri lõpus ka toimub, et küsingi, et miks otsustasite üldse Robotexile ka tulla sel aastal ja miks Robotexi toetate? Ja, et see on niisugune sama näide, et kui oli minu enda ajal oli tudengivormel see, mis ma nägin, et aitab väga palju kaasa, siis sama me näeme täna ka, et Robotex on see, mis aitab siis noortel nii-öelda oma neid oskusi rakendada ja just mõelda nagu erinevatest valdkondadest, et sa pead seal ju kokku panema just ka elektroonika, mehaanika ja samas ka veel selle tarkvara kirjutamise ja et see kompott teeks päris elus mingit asja. Ehk siis on ta siis joone jälgimine või seal maadlus või nii-öelda, et ta peab tegema päris elus mingit asja, et see ei ole ainult see, et ma kirjutan kuhugi mingi programmi jupi, mis kuskil serveris jookseb ja kõik, et sa pead nagu mitu asja, nagu mitu valdkonna kokku panema ja see on nagu see, mis tegelikult on nagu lõpuks, et
päris elusse need asjad nagu jõuaksid ja hakkaksid elu muutma, siis need on need oskused, mis on vajalikud. Ja see on ka meie soov nii-öelda siia kaasa aidata, et noored saaksid seda indu, seda tahet teha asju nagu nii-öelda ka füüsilisi asju valmis ja mis on siis ka nii-öelda targad, et robot on ju tark asi, et ta ei ole nagu tool, temas on ikka omad oskused sees, et see on nagu oluline, et seda toetada. Sest päriselt nii-öelda teha maailma muutvaid asju, siis sa pead rakendama erinevaid valdkondi omavahel kokku. Ja küsin veel seda, et kui nüüd külastaja Robotexile tuleb ja teie kõu siis nagu üles leiab, et siis mida siis proovida saab seekord? No me kindlasti oleme selle enda uue siis selle äike T-tõukerattaga, et kindlasti saab seda proovida, me saame näidata lähemalt neid erinevaid nii-öelda siis tulesid, vilesid, nagu me enne mainisime, et kuidas need nagu päris elus sul tunduvad ja et kui palju see su elu tegelikult nagu mugavamaks teeb ja kui palju see aitab sul seda sama kerge elektrisõidukit integreerida enda igapäevaellu, et see on see soov, me kindlasti näitame seda, saab sõita. Saab sõita ka seda mõista. Saab sõita, kindlasti muidu katsuda on tore, aga et kindlasti sõita, et siis saad õige tunde kätte. Väga tore, ma arvan, et kõik tulevad seda uudistama, sest seda ju praegu ei ole veel kuskil mujal näha ja selle mujal ju proovida ei saa. Ei, et siin võib-olla, et kui nüüd õhtuti või päevasel ajal mööda linna ringi liikudes, siis võib näha mõnda üksikut prototüüpi sõitmas, me kindlasti testime neid. Või siis, kui tulla meie tehasesse külla, et siis on võimalik ka neid näha, aga tõesti, et neid nii-öelda täna me veel ei ole nii-öelda kellegile neid nii-öelda nagu kätte andnud. Siis on erakordne võimalus Robotexil näha ja proovida. Täpselt nii. Aga aitäh, Lennart, tulemast ja kohtume siis juba Robotexil kõigiga. Ja, aitäh kutsumast!